Käesoleva eelnevate hooaegade jooksul oleme teil ikkagi näidanud korduvalt kortereid, mis on läbinud uuenduskuuri, aga nii puhtaks roogitud kolmetoalist korterit, Kaspar, pole mina veel näinud. Mis teil siin teoksil on mehed? Tere, Jaanus. Ja me oleme Nõmmel. See on siis kolmetoaline korter ja siin on just lõppenud nüüd siis lammutustööd, et me alustasime siis esmaspäeval, täna on kolmapäeva hommik, et meil lammutuspartner on siit siis üle käinud. Mis siit ära on kõik viidud, no see on ikkagi, ütleme, päris puhas on kõik, meestel tuleb au anda. Ja, et teevad väga korralikku tööd, et oleme nendega äärmiselt rahul. Et kõik, mis on palutud, on tehtud ja ajaliselt ka, et 2 päevaga 4 mehega suudeti siit ikkagi plats puhtaks lüüa. Siin oli täiesti elamiskõlblik elamine, et siin olid kõik mööbel, oli sees tapeedid seinas, parkett maas, inimesed elasid siin ja nüüd võtsid ette kapitaalremondi. Lihtsalt mõtlesid üks päev oma korteris ringi, mõtlesid, et ei, teeme uuenduse. Ja siis võtsid teiega ühendust ja nüüd siin te olete, mis nüüd edasi? No nüüd on natukene niisugune vigade parandusmoment ka, et algne pakkumine sai tehtud eeldusel, et välja tulevad normaalsed pinnad ja üllatusi alati sisse ei saa ju ennustada. Et üllatuste puhul on ka meil alati kokkulepe, et kui me oleme lammutus ära teinud, vaatame veel koos üle, et mis see toorik siis endast täpselt kujutab. Et siin nüüd ongi mõningad üllatused, et seina on natukene vähem, kui siin algselt oli, et kuna need seinad olid nii õblukesed, et siis neid maha võttes juhtuski see, et kuna ukseava tuli lõigata uude kohta. Siin oli, ma enne sa ütlesid mulle, et siin oli sein niimoodi veel, on? Jah, et see täpselt selle sama joone pealt, siit läks sein. Ja uks läks siit läks nagu teise magamistuppa? Siit oli tehtud läbi kapi sissepääs magamistuppa, vanasti oli uks siin, aga inimesed tahtsid ust natukene edasi nihutada, aga siin ei olnud lihtsalt enam seda struktuuri, siis lihtsam oli lõigata see sein, kuna pole kandva seinaga tegu, lõigata ta läbi, lõhkuda see logisev osa maha ja pärast siis teeme kipsist karkassiga uue seina siia. Ja järgmine üllatus on siis see köögisein, et tegemist on väga tugeva seinaga, nagu näed. Väga tugev seina. Et suurem mees tuleb ja toetab, siis see võib läbi seina kukkuda. Ja, et sellega nüüd ongi, asume läbirääkimistes, et mis me nüüd siis teeme. Et kas proovime päästa või pigem soovitaks ikkagi asendada. No ja siin on siis põranda üllatus, et otseselt midagi väga õudsat ei ole. Aga kogu uus korteri tasapinnast järsku üks paneel on circa 10 senti madalamad. Mis põhjusel, kes teab? Järgmine samm ongi kaabelduse paigaldus, kuna tuleb kõik uus elektrisüsteem ja selle me jätame põrandasse. Ja põrandale tuleb peale siis XPS-i soojustusmaterjal, mida me tegelikult juba oleme ka ühes varasemas korras rääkinud. Ja sinna peale siis kipsivalu jällegi. Et alguses peame kaablid ära soovitud kohtadesse, inimesed on selle jaoks valmistanud meile ilusa plaani, et kus nad näevad, et on pistikud, lülitid, kõik selline, et juhtmed pikkustega paika ja siis juba saab põrandad kinni panna, ära valada ja jätkame siis ehitustöödega, et enne seinu teha ei saa. Ehk siis tegelikult klient oli enne juba oma keskis eeltööd natuke teinud, vaadanud, kuhu ta ikkagi mingeid asju tahab ja siis teile vastavalt sellist joonised ja märkmed saatnud. Ja, et ütleme, inimesi on väga erinevaid. Mõned kapitaali puhul üldiselt on inimesed ikkagi päris hästi läbi mõelnud, mida nad tahavad. Eriti just puudutab see just elektri osa, et kui korteri planeering kui selline ei muutu, siis otseselt väga põhjalikku mingit jooniseid ja skeeme ja midagi sellist inimesed ise väga välja ei mõtle, sest kui me tegelikult võtame tapeedid maha, vaahteldame, lihvime, värvime või tapeedime uuesti, mis sellest ikka joonistada. Aga just elektri koha pealt, et kuhu soovitakse pesasid ja nii edasi, et see on kõik hästi oluline, et oleks kõik seal, kus inimesed soovivad. Mis arvad, kaua teil läheb? Et üldiselt on nii, et kapitaalremont keskelt läbi 2 kuud. Siis on asi vinks-vanks tehtud, inimesed saavad tulla rahult, kõik on tolm ära pühitud juba ja saavad tuppa sisse astuda. Ja, et siis on seinad viimistletud, laed viimistletud, parkett maas, liistud, uksed, kõik on oma koha peale saanud. Et sõltuvalt siis ka, et kuidas näiteks köögiga on kokku lepitud, osadel puhkudel siis köögitegija ise paigaldab. Vahel on inimene tellinud, IKEA-s köögi, kui mõõdu järgi kõik klapib, siis paneme selle meie kokku paika. Et täpselt nii, kuidas parasjagu soov on. Aga ühendust võtta remondifirma.ee ja telefoninumber? Nagu ikka, 45 12 10 või siis kodulehe kaudu remondifirma.ee või seal on juba siis kontaktivorm, saab saata pilti ja või siis otse juba kirjutada info@remondifirma.ee. Ja ei pea ühendust võtma ainult sellisel juhul, kui tahate kapitaalremontida. Ukselingid logisevad, ka pisitööd, mehed tulevad appi, teevad kõik ära. Täpselt nii on, et ei pea pelgama helistada pisikeste asjadega, et meie eriti spetsialiseerume ka sellele valdkonnale,
et hea meelega lähme aitame kas või kõige pisema pruugi keeramisega ja noh, sealt edasi siis kuni selliste projektideni välja.